Tere tulemast kuulama jätkusuutlikkuse teemalist podcasti ESG Impulss, kus räägime erinevate ettevõtetega nende kogemuslugudest, kuidas nad on oma kestlikkuse teekonnal hakkama saanud, mida ette võtnud, milliseid ämbreid läbi kolistanud ning mida sellest ka kõigest õppinud. Mina olen Kristiin Bauer ning täna on mul külas ventilatsiooniseadmete tootja Etsnord ning finantsanalüütik Mari-Len Puusepp ja jätkusuutlikkuse juht Markus Kukkonen. Tere! Tere! Tervist! Alustame kohe Etsnordist peale. Millega ta täpsemalt tegeleb? Et nii palju, kui mina olen siis aru saanud, on teil seal hästi palju erinevaid torusid ja süsteeme ja teil on tegelikult ju päris suur ettevõte. Jah, tegelikult siis võib öelda, et Etsnord on Eestis asutatud ettevõte, oleme siis Põhja-Euroopas üks suuremaid ja juhtivaid siis terviklikele ventilatsioonilahendustele suunatud ettevõtteid või spetsialiseerunud ettevõtteid, kes tänaseks juba on tööd teinud 27 aastat. Meil on tänaseks üle 500 spetsialisti, kellest siis 350 töötavad Eestis, kus on siis suurim tootmisüksus ja arendusosakond, siis meil on filiaalid nii-öelda siis Soomes, asuvad siis Tuusulas, Vantas ja Tamperes, samamoodi Rootsis, kus meil on siis Kumlas, Malmös ja Södertäljes ja tütarettevõte on siis Araabia Ühendemiraatides. Ja 2 müügiesindust on ka siis, või edasimüüjad nii-öelda on siis Taanis ja Norras. Ja kuidas te ise Etsnordini jõudsite? No ma enne seda ei olnud töötanud üheski tootmisettevõttes, et selles mõttes, et oligi siht, et minna tööle tootmisettevõttesse ja vaadata seal, kuidas asjad käivad. Ja nii see läkski. Ja Markus, kuidas sinuga on, sellepärast, et sa oled ju kas äkki algusest peale jätkusuutlikkusega tegelenud? Ei, tegelikult ei ole isegi päris 2020 ma läksin bakalaureuseõppesse tootmisjuhtimist õppima või tootmiskorraldust. Ja esimesel aastal oli meil siis logistika alused ja tundus üli tore, et väga hea, mina lähen logistikuks. Ja nüüd on nii palju seotud ventilatsiooni seadmetega ja nüüd siis te olete ka ESG Impulssis ehk siis järelikult on kestlikkusega ka nagu kõik hästi. Jah, ütleme, minu jaoks oligi põnev, et kui ma alustasin Itellas logistikuna, siis üsna kiirelt ma sain aru, et see ei ole mulle, läksin üldse kvaliteedi peale. Ja minu jaoks et tegelikult jätkusuutlikkus või kestlikkus ei olnud selline tuntud asi, ma ei teadnud, ma olin väga kvaliteedisuunaline inimene. Ja siis mingil hetkel just, kui lõpetasin ära seal selle kvaliteediinseneri suuna ja tekkis siis võimalus tulla siis tööle Etsnordi, kus siis esialgu pigem ka kvaliteedisuunaga, aga siis hakkas saba kergitama see tore lühend nagu ESG, eks. Ja sealt edasi siis tekkiski selline arusaam, et okei, põnev uus asi, õpin, uurin, mitte ainult ESG, eks tegelikult EPD seal samamoodi ja need kõik asjad seal juurde. Kuni lõpuks oligi siis kokku selline kompott kokku. Täna ma ütlen, et on siis jätkusuutlikkuse osakond, kus töötavad veel 5 spetsialisti, kes on siis kvaliteedi, töökeskkonna vastutavad, jätkusuutlikkuse enda juhtimissüsteemi 5S eest. Et nende kõigi raames me oleme nagu üles ehitanud sellise ongi jätkusuutlikkuse osakond, et kõik tegelevad millega, et tulevikus oleks nagu parem, helgem, lihtsam. Kas need jätkusuutlikkuse elemendid siis erinevate inimeste positsioonides on nii-öelda, kas nad on läbivad, ehk siis sellest vaatest võetaksegi enda töökohustused siis ette ja lahendatakse probleeme või on see, et it happens to be green, nagu on üks tuntud lause, et te lihtsalt teete ja see juhtub? Pigem ma arvan, et see on ikkagi rohkem läbiv seal ja pigem ma võib-olla hiljem toon natuke rohkem mängu selle meie jätkusuutlikkuse siis juhtrühma, kellel on see siis ikkagi igapäevane töö osa, kuidas me seda siis käsitleme seal. Aga pigem seal osakonnas on meil täna jaotatud siis, et kellel on ikkagi töökeskkond, ongi väga suunatud oma töökeskkonna erialaleks,
aga samal ajal ongi just see, et need arendused seal tema töös ka, kuidas materjali paremini nii-öelda siis tule see õige sõna nüüd meelde, et see õige prügi läheb õigesse kohta. Sorteerida just. Aitäh. Sorteerida just, et see, kuidas seda kogu aeg paremaks saada, et kui meil mingid aastad tagasi rääkisime, et oli nagu 5 erinevat sorteerimist siis prügikasti, siis tänaseks on see laiali läinud nagu 20 peale juba. Et me väga konkreetselt juba ise tegeleme selle sorteerimisega, eks. Selline pool on üks juhtimissüsteemis samamoodi. Oleme proovinud väga palju seda kestlikkust ja jätkusuutlikkust sees hoida, meil on tegelikult põhiväärtustes sisse kirjutatud küll nimena vastutustundlikkus, aga me kõik selgelt mõistame selle all seda, et see kõik peab olema jätkusuutlik tuleviku suunal, eks. Et igal pool see ikkagi selles mõttes on ka nagu ettevõtte üleselt on ta kogu aeg nagu läbiv teema, et me proovime kõigi jaoks nagu kogu aeg seda pildis hoida ja et oleks nagu selge arusaam, mida me ka teeme. Ma arvan, et täna veel on palju sellist udust ka veel, mis on nagu on, et läbinisti ei saa ikka keegi aru või kõik veel aru, mis asi on ESG ja mis seal tegelikult sees on ja siis tulevad need järgmised lühendid igast CSRD, DSRS ja vastutustundlikkus ja eetiline käitumine või eetiline äritegemine on päris head sellised ühiselt mõistetavad terminid, ma ütleksin, et kuidas ikkagi sellel teekonnal siis tegutseda, et kõik tahaks, et oleks hästi ju. Aga Etsnord on rahvusvaheline, juba nüüd ju ta on erinevates riikides tegev. Kuidas üldse kestlikkuse teekond seal selliselt nagu hakkama sai, et ma ei tea, kumba laua peal see enne oli? Ma arvan, et vist oli alguse sai vist enne mind natukene täpselt. Jah, kui mina tulin, siis tegelikult ma hakkasin 2022 siis koguma andmeid CO2 jalajälje arvutusteks. Esialgu mul ei olnud õrna aimugi, et ma sellega üldse pikalt tegelema hakkan. Aga nii need asjad järjest edasi läksid, et tegime arvutused siis 21. ja 22. aasta kohta, siis tulid juba esimesed EPD-d ja ma arvan, et üks selline suurem ratas, mis selle kõik veel rohkem käima pani, oli siis meie rohetiigrites osalemine. Mis aastal see oli? 2023 äkki sügisel alustasime seal kuni siis 24. aasta alguseni. Kas see tõstis teadlikkust siis, et sealt nagu hakkas asi liikuma rohkem ja hakkas kuidagi silma paistma ja meeldima või mingite kasu? Teadlikkus oli meil tegelikult juba algusest peale, kui me juba alustasime CO2 andmete kalkuleerimisega ja mitte esimese küll, aga jätkusuutlikkuse raporti kokkupanemisega. Aga rohetiigrites tegelikult me võtsime üheks peaeesmärgiks selle, et disainmõtlemise käigus siis välja tuua need aspektid, kuidas me saame kõige paremini enda töötajaid kaasata siis oma jätkusuutlikkuse teekonnal. Et me tegime selleks täiesti eraldi tegevuskava. Ja see aitas meid ettevõtte siseselt päris palju edasi, et me teadvustasime kõigile, mida me teeme, andsime võimaluse inimestel, kes tahavad kaasa töötada ja kaasa mõelda ja sealt tuli väga palju selliseid toredaid mõtteid välja, et seal oligi see küsimustik, eks, mis majas sees läbi käis, et kes nagu nii ei ole vist viisakas öelda, aga kes ennast üles andis, et tema tahab kestlikkusega tegeleda eesrindlikult sellega edasi liikuda, et sealt tulid tegelikult inimesed, kust oli selge arusaam, et on maja sees juba mingi huvi olemas, isegi kui nad ei teadnud veel täpselt, mis see on, eks. Ja samal ajal, eks me ju tegime neid nii-öelda tutvustavaid videoid. See on küll natukene hiljem nüüd, aga tegelikult ka tutvustavad videod, mida tähendab mida S, mida G, prügi sorteerimine, kõik sellega seonduvad videod, et tuua veel rohkem seda teadlikkust inimesteni, et mis asi on tegelikult siis see environmental seal, mida me selles aspektis nagu aru saame. Need käisid siis meil telekates, siiamaani tegelikult käivad ja samamoodi, et kõik söögitoad, kõik koridorid, kontorid, igal pool see telekates jookseb ja just sama, et see oleks kogu aeg nagu pildis ja oleks selge arusaam, et see ei ole mingi hetkeline asi korraks praegu ainult. Kui palju teil inimesi kokku on üldse? Tänaseks on meil üle 500 spetsialisti kogu grupi peale siis.
et ma võib-olla lisan juurde, et tegelikult Eesti on siis emaettevõte asutatud siin Eestis ja Soome, Rootsi ja teised on siis nagu filiaalid ikkagi. Ja 350 on meil enam-vähem Eestis, jah. Ja siis 100 Soomes ja 50 siis Rootsi pool. Täna on nii. Kui keeruline oli seda kestlikkuse teemat siis töötajateni viia, et kogu see muutuste juhtimise pool just? No me alustasime tegelikult sellest, et me kaardistasime ära, kuidas üldse, mida inimesed arvavad sellest kestlikkusest ja kui palju neil on teadmisi, et me tegime sellised küsimustiku lehed, võtsime vastused, tegime vastustest kõigile kokkuvõtted ja no seal oli palju, oli selliseid inimesi, kes ütlesid, et tegemist on rohepesuga, nemad ei taha midagi sellest teada. Seal oli, nagu Markus ütles, et seal oli palju sellist, kes tegelikult ei teadnud, mis asi see kestlikkus, jätkusuutlikkus üldse on, aga nad ütlesid, et me oleme nõus, me tahame kaasa tulla, me tahame teada, mis see on, me tahame kaasa lüüa. Esialgu võib-olla oli natukene raskusi sellega, et kui me alustasime EPD-de arvutamisi, CO2 arvutamisi, siis et hästi palju andmeid on vaja, kõigi käest on infot vaja ja kui käid ja küsid, siis keegi ei saanud aru, mida sa tahad neilt või mille jaoks sa tahad. Et selles mõttes oli selline see rohetiigrites selline teavitusprotsess või selline adapteerumine, et mida me nüüd teeme ja kõigile teatavaks tegemine hästi oluline. Et täna enam ei küsi mitte keegi, kui sa, et milleks sa midagi teed, et kui sa ütled, et sul on vaja kuskilt poolt mingit sisendit, siis tegelikult tullakse kohe kaasa. Et hästi peegeldab minu arust seda algusaega seal see, et olidki küsimus, et kuidas näiteks sina saad kaasa aidata, ütleme, kestlikkusele või jätkusuutlikkusele, siis oligi see lahtel selline koht, et paku oma näited. Ja siis üks näide oli selline hästi elav, mul on siiamaani meeles, see on hästi tore, kus ütles, et tema hakkab siis kinnises ruumis suitsu tegema. Et tema ei tee õues, et siis ei lähe CO2 taevas. Tema teeb kinnises ruumis. Et võib-olla peegeldab natukene seda nurka, et võib-olla kui vähe sa sellest suurest pildist oled nagu aru saanud, mis see tegelikult nagu tähendab, eks. Ja pigem ma arvan, et oligi naljaga lihtsalt öeldud, aga lihtsalt huvitav selline lähenemine. Oli üks hea point välja toodud. Ja, just. Aga kellele teie poolt langeb siis kogu see kestlikkuse vastutus, et kas ta on juhatuse ülene kuidagi? Et kas need esimesed suunised tulevad kuidagi sealt poolt või just vastupidi? Et alati räägitakse just sellest, et juhatus peab olema kindlasti nagu tiimis. Jah, ma ütlen, et meil selles mõttes juhatus on tiimis ja nagu me oleme ka tegelikult väga palju rääkinud, siis see tuleneb just sealt, et tegelikult meil on nagu juhatusest üks samm üleval pool on nõukogu, kus meil on nõukogu liige, kes on selles mõttes ka meie siis jätkusuutlikkuse juhtrühma üks liikmetest, kellega me saame oma mõtteid põrgatada, peegeldada. Ja ta pigem tulebki sealt täpselt, et kui nõukogu annab nagu selle sihi või suuna, juhatus siis, ütleme, valideerib selle nägemuseks ja paneb ta rohkem tööstaadiumisse, siis tuleb jätkusuutlikkuse osakond, kes siis teeb selle võib-olla natuke veel rohkem tükkidemaks, jaotame ära. Ja siis ma tahaks öelda, et tegelikult hakkabki töö siis sellel jätkusuutlikkuse juhtrühmal, kus meil on tänaseks 8 liiget, on siis nii, nagu ma ütlesin, nii nõukogust kuni tegelikult protsesside disaini spetsialistini välja. Me oleme proovinud võimalikult palju just nagu seda spektrit seal laiali hoida, et me saaksime iga osakonna nagu nägemust, et meil on arendusest disainijuht, meil on turundusjuht, meil on tootmises näiteks peatehnoloog, just tootmise tehnoloogiate poole pealt, mida arendada. Et need on nagu igalt poolt nagu seal sees. Me rääkisime CO2 jalajälje hindamisest ka teie puhul juba. Aga mis te kõigepealt ette võtsite? Kas te võtsite ainult Scope 1 ja 2 ja nüüd olete juba 3. juures? Või kuidas see balanss teil on? Meie läksime kohe täispanga peale. Kui keeruline oli? Sest see oli ju mitu aastat tagasi ikkagi, kui vähe teati ja vähe tehti. No tegelikult, kui aus olla kui sa tead neid põhimõtteid, mis seal Scope 1, 2, 3 taga on, siis tegelikult ei ole neid andmeid väga raske siis paika panna, mida vaja on. Pigem tänaseks ma sain tagasisidet meie arvutustele,
et me oleme võib-olla isegi liiga põhjalikud, liiga täpseks läinud, et võib-olla kõiki andmeid ei olegi vaja sinna koguda. Mis olid liigsed näiteks? Me ei ole täpselt tegelikult välja veel midagi võtnud, aga liigsed on sellised, mis on, ütleme nii, et nad on see protsentuaalselt, see osakaal on nii pisikene, et nüüd tegelikult see andmete kogumiseks kuluv aeg ja ressurss ei kaalu üles seda pisikest numbrit. Et kui me võtame Scope 3, kus meil on enamus ikkagi tuleb sisse ostetavast materjalist ja siis me seal all võrdleme näiteks ärireise või töötajate tööle ja koju sõitmisi, siis need ei ole võrreldavad numbrid, eks. Et tegelikult see nende numbrite juurde panemine sinna midagi ei anna erilist. Seal oli mingil hetkel üks näide sul ka, eks, et mingil hetkel me hoidsime mõjualade arvutamises sees siis tootmises olevad neid, ma ei tea, kuidas ma ütlen, puhastuslapid või kuidas see on. Ja lõpuks hakkasime natukene esmast analüüsi tegema, et kas seal on üldse nagu mingi väärtus taga, kui suur see maht on ja tegelikult nägime, et see on ju 0,00 ja kuskilt tuleb mingisugune protsent alles, et eks need ongi pigem need, kuhu läheb nagu ebavajalik rõhk täna, ta ei anna meile suures pildis ju tegelikult täna mitte midagi. No täpselt selle lapide näite juurde ma võin veel tuua, et tegelikult nende andmete kokku panemine võttis nagu mitu päeva aega, et sa proovid aru saada, kui palju neid nagu reaalselt läheb, mis nendega tehakse, kuidas neid pestakse, kuidas nad tagasi tuuakse, et see tegelikult ei anna seda tulemust, mis oleks nagu loetav hiljem. Et paned küll ressurssi sinna 2-3 päeva, et aru saada kogu protsessist, näha seda ja siis lõpuks tegelikult mõtled nagu, et kas ta nüüd nagu väärtust annab meile ja siis ei anna, eks, et siis on nagu jälle selline kehva olukord, et 2-3 päeva paned ressurssi kuhugi, mis on täiesti mõttetu. Et eks selliseid asju seal ikkagi on ja ma arvan, neid tuleb aina rohkem veel, mida rohkem me sisse lähme ja vaatama hakkame neid asju, seda rohkem neid ka ikkagi tegelikult, ma arvan, et ikkagi tuleb neid ikka ette. Aga samas jälle auditeerimise mõttes me võime ju, meil on hiljem nagu trackitavus, et me saamegi öelda, et jah, me arvutasime need välja, need on ebaolulised ja me saame näidata ka seda numbrit, et mille alusel me otsustasime, et need ebaolulised on. Et kui me oleks võib-olla niisama otsustanud, et me lihtsalt ei tee ja siis küsitakse, aga mille põhjal, et lihtsalt oletuse põhjal, aga tegelikult meil on juba mitu aastat seda analüüsi seal taga. Te olete tegelikult ka öelnud, et te olete umbes 10% vähendanud oma jalajälge. Või on nüüd see tänaseks juba rohkem? Ma täpselt numbrit ei mäleta, aga kui ma nüüd õigesti mäletan, siis eelmise aastaga võrreldes meil oli langus üle 10%. Me natukene vaatame neid tükke eraldi. Hetkel täna veel vaatame nagu Scope 1, põhimõtteliselt ikkagi eraldi seisvalt, Scope 2 eraldi ja ka Scope 3 eraldi. Et üks hea näide, mis on paranda, kui ma eksin, aga kas see oli Scope 1, kus tänu gaaside mitte kasutamisele siis sellest aastast, parandan siis eelmine aasta me ei kasutanud neid gaase, siis tänu sellele näiteks Scope 1 langes meil 19%. Ja selle sees on ka kindlasti mingid muud väiksemad tegevused, aga peamine rõhk tuli ikkagi tugevalt sellest. Kas te vahetasite gaasi millegi vastu? Ma nüüd ei... Või kust see kadu? Tuli seal lämmastiku sellest. Jah, täpselt. Et tegelikult see protsess on jällegi natuke suurem, nii et ma astun mõne sammu ettepoole. Ehk siis see idee oli seal see, et me ehitasime uue tehasoonega kaasnes siis päikesepark. Ja tänane mõte, kuidas see protsess ideeliselt toimiks, on see, et päikesepargist tulev energia laetakse akudest siis öösel kasutab lämmastikugeneraator seda energiat, toodab siis, ütleme siis lämmastiku, mille baasilt siis meie, tõstukid siis saavad tööd teha. Et siis asendada tavaline siis nagu gaas lämmastiku baasile, et siis me saame seda ise toota selles mõttes üsna rohelise energia pealt siis selles suhtes. See on üks samm, mida te olete teinud, et seda 10% alla tuua, aga mis on need teised sellised head kohad, mida jagada, et kus teil on õnnestunud oma jalajälge vähendada? Ma arvan, et kõige suurem samm või abistav samm oli päiksepark ikkagi.
et kui meil kogu eelmise aasta elektri tarbimisest 13% tegelikult katsime ise ära meie päiksepargiga. Ja kuigivõrd ma pean täna ütlema, et päikesepark töötas meil ainult pool aastat. Et täna on näha, et selle aasta tulemused on kindlasti suuremad. Meil on aasta algusest see päiksepark ikkagi töötanud ja kui ma vaatasin äkki tulemusi augustis, siis me olime juba sama taseme peal, nagu terve eelmine aasta kokku oli. Eks neid väikseid tegevusi on veel palju. Me tegelikult alustasime see aasta projekti, kus me siis mõõdame tootmises olevat energiakasutust. Ehk siis hakkame oma tootmistes olevates seadmetes energiat juhtima. Et täna need on mingid sensorid pandud mingisuguste masinate juurde, täpselt aru saada, kust kohast tekib see energia, ütleme siis kulu ja samal ajal ka tegelikult energia kadu. Ja hakata neid kohti parendama, et need samamoodi, et need väiksed sammud tegelikult on ka lõpuks need, mis viivad siis lumepalli efekt tahaks öelda, eks, et väiksed sammud lõpuks kuhjuvad, tekib selline suur number, tänu millele me saame muuta. Et kui me räägime skoobi vähendamisest, siis jalajälje vähendamisest, siis skoop 1 ja 2, siis seal on nagu tegevused, mida me tunneme, et me saame nagu kindlasti teha. Minu nägemusel kõige raskem osa saab olema skoop 3, mis on meie enda käsitlusalast põhimõtteliselt väljas. Et kui me teame, et kogu jalajäljest 85%, ma seda protsenti täpselt ei julge praegu öelda, aga võib-olla oli 85 seal ümber, tuleb tegelikult meil toormaterjalist. Ja see nii kaua, kuni tegelikult turg ei ole valmis, ütleme siis ostma seda rohelist materjali, mis on toodetud siis nullenergiast, taaskasutatud materjalist, sest ta on lihtsalt nii palju kallim. Et siis sellisel juhul me ei näe, et meil endal see skoop 3 väga palju saaks nagu langeda. Et aga see on nagu asi, millega me samamoodi proovime töötada, et kui ma nüüd ei eksi liiga palju, siis skoop 3 all oli ka siis see prügi sorteerimine. Ja, ikka. Et siis seal samamoodi, et me oleme proovinud kogu aeg vähendada neid asju, mida me suudame vähendada. See sama prügiteke, et seda meil on võimalik natukene nagu paremini jaotada ja seda protsenti langetada. Aga kui sul ikkagi 85-90% tuleb materjalist, siis on väga raske seda teha, et eks siit tekib nüüd siis see nügimismeetod äkki, et eks me peame nügima ja lootma, et siis meie tarnja nii-öelda siis ka läheks ümber rohkem taaskasutatud materjalile ja ka ise arendaks kogu aeg seda poolt. Et ainult läbi selle ta nagu saaks kukkuda. Kumbalt poolt see teie arust takistuseks on, kas just siis nõudluse või pakkumise poolt, et kas kliendid peaksid küsima rohkem siis rohelisemaid tooteid või teie tarnijad peaksid siis teile toormaterjali just rohelisemalt valmistama? Pigem on ikka nõudluse poolt, et tarnijad on nõus rohelist materjali meile tarnima küll, aga turg veel võib-olla ei ole nii valmis selle rohelise materjali eest maksma. Jah, just, et jah, ma natuke nurga alt täiendan juurde, et meie oleme ka täna valmis pakkuma rohelist materjali, peaaegu 0 jalajäljega materjali, kui klient seda sooviks. Aga probleem ongi see, et tänaseks hetkeks, kõik need rohelised tooted, me ei pea ainult rääkima plekist, on kallimad kui see tavatoode. Ja tänases ütleme majanduslikus seisus on ja kahjuks meil on langus majanduses, eks, et või siis väga juba 0 lähedal, aga ikkagi räägime majanduslangusest, eks inimestel ei lähe nii hästi, siis täna on väga raske maha müüa mingit toodet, mis on näiteks sama põhimõtteline, teeb samasugust tegurit, aga ta on 20-30% kallim näiteks. Aga kas ta on kestlikum ka siis, kui ta ongi tehtud rohelistest materjalidest? Toode ise siis mõtled. No kindlasti ju on, et kui see toote tegemiseks on kasutatud näiteks terase tootmisel rohelist energiat, kogust on tehtud siis taaskasutatud materjalist ja meie enda poolt siis samamoodi rohelisest energiast, siis kestlikum on ta kindlasti. Aga kas ta on ka kvaliteetsem? Või on see seal enam-vähem samas piiris, et ta ei anna kasutuseale näiteks kuidagi pikendust juurde? Tänane praktika ütleb, et ta on umbes sama ikkagi. Et mina näen, et täna nagu see tavaline plekk ja siis see rohelisem plekk on põhimõtteliselt samad. Neil ei ole kasutusiga väiksem, vähem seetõttu. Nad ei ole kuidagi, ma ei tea, nõrgemad või
üleüldises võtmes on nad tegelikult suhteliselt samad asjad. Lihtsalt üks on tehtud ütleme kallimast protseduurist tegelikult, siis protsessist. Ja see teebki ta kalliks, aga täna turg ei ole valmis. Et mul lihtsalt on praktiline näide, kus me käisime mõned nädalad tagasi Rootsis. Me tunnetame täna, et Rootsi on väga eesrindlik kogu selle kestliku jätkusuutliku tegevustega, eks, nii ehituse poole pealt igalt poolt. Siis samamoodi ma täna nagu julgen väita, et pärast neid vestluseid, et nad on mõtteviisis seal, nad teavad, et see tuleb. Samamoodi regulatiivsed või regulatiivsed asutused Rootsis ka viitavad, et need asjad liiguvad aina rohkem sinna, aga keegi ei ole valmis seda sammu täna tegema, sest see samm on kallis. Aga mis juhtub, kui nüüd tarnijad kui palju tarnijad teile üldse infot annavad oma kestlikkuse kohta? Ütleme, meie peatarnijad, põhiliselt nii-öelda A-tarnijad ikkagi annavad. Kui palju neid on? Umbes? Tahaks äkki öelda kuskil mõnekümne ümber? Ikka rohkem. Ikka rohkem. Aga ma niimoodi numbrit ei oska öelda, aga meil on tarnijatega küll nii, et meil on saadetud välja Code of Conductid, millega nad siis nõustuvad. Ja me saame ka tarnijatelt nii palju EPD-sid või numbreid, mida meil siis vaja on, et me kogu aeg küsime ja palume, et kui neil mingi number uuendatud saab, et siis saatke meile ka. Et selles vallas nad on juba praegu päris avatud suhtlema, avatud infot saatma, et jällegi toon näite aastast 2023, kus siis me alguses käisime ja küsisime, saatsime e-maile ja proovisime infot saada, siis see oli väga konarlik tee, et täna on juba teistmoodi. Jah, nüüd tuli meelde, tegelikult natukene üle 100 on neid siis A-tarnijaid, kellele me Code of Conductiga laiali saatsime. Et ütleme 100. Ja pigem see info tuleb lihtsamini, kui see oli enne või lihtsamalt. Alguses see oli kindlasti probleem. Täna on minu üllatuseks meil ettevõttena on siis kohustus ka praegu üleminekuperioodil teha SPIM-i siis seda aruandlust. Ja minu kõige suurem hirm oligi see, et kuidas ma Hiinast seda infot kätte hakkan saama. Aga need, kes on suurtarnijad selle, kes on ikkagi pikemalt nagu tegelenud sellega, ma pean tõdema, et neil on väga, väga head tabelid, väga hästi toovad välja kõik, mida meil vaja on, et seda endal siis seda aruandlust teha. Et on näha, et nad on sellega tegelenud. Kuigivõrd jälle võtad mingisuguse natukene väiksema ettevõtte, kus sa siis info saamisega võid jänni jääda, sest nad ei ole ka harjunud selliste asjadega täna tegelema. Nad teavad, mida sa tahad, aga ta tuleb pigem täna natuke raskemalt. Aga 2 aasta taguselt võrreldes täna on kindlasti see asi palju etem. Ja ma arvan, et siin julgen oletada, et siin paari aasta pärast on see veel etem juba puhtalt sellepärast, et kõik peavad seda tegema, harjutama seda ja mine tea, võib-olla hakkad automaatselt seda infot lõpuks juba saama. Nagu ma aru saan, siis otseselt tarnijaid ei ole nüüd välja vahetanud vastavalt siis sellele, et kelle tootmine on läbipaistev või vähem läbipaistev. Et kas te pigem siis nügite ikkagi oma tarnijaid, nagu ma aru saan, et nad hakkaksid sinnapoole liikuma? Ma arvan, et see nügimine on juba see, kui me küsime või palume neil saata allkirjastada need Code of Conductid. Samamoodi on nügimine see, kui me kogu aeg küsime, et kas teil on EPD-sid, kas on midagi juurde tulnud, kas on mingid sertifikaadid muutunud, et kui nemad teavad, et nende kliendid ootavad neilt seda infot, siis tegelikult nad hakkavad ka selle peale rohkem mõtlema, sest ma olen täiesti kindel, et me ei ole ainsad, kes seda kogu aeg küsivad. Lisaks me oleme enda jaoks välja loonud täiesti uue süsteemi, kus me haldame tarnijaid siis selle kaupa, kuidas kas neil on need Code of Conductid allkirjastatud, kas neil on EPD-d. Ja seal on igasugust muud infot ka, et millised on nende tarnetähtajad ja nii edasi. Usaldusväärsus. Samamoodi on meil ka, kui rääkida nüüd tarnijatest, et kas kedagi on välja vahetatud või et kui keegi meil ei saada näiteks seda allkirjastatud paberit tagasi,
siis meil on süsteem, kus on siis peatarnija ja on ka alternatiivid. Et juhul, kui midagi peaks juhtuma, siis me ei jää päris vihma kätte. Kas see on teil endal nüüd kuskil süsteemis sees või peate seda tabelit ikkagi Exceli kujul? Ei, Excelis me seda ei pea, et selle aasta esimesel poolel vist saime valmis sellise suure ülevaatliku, siis meie nimetame seda osturaportiks, aga seal on siis väga suures osas sees ka info tarnijate kohta. Et sealt jookseb väga hästi välja on ju see, et kui tal on mingi tarne hilinemine olnud, millal see oli, kellel see oli, kui palju see oli, need samad, kas tal on EPD-d näiteks meile edastatud, oleme me küsin, kas me oleme Code of Conduct, ta on hästi selline hea ülevaatlik suur tabel, et kui meil ostuosakonnas tänaseks 4 inimest, eks, sellega tegelevad, siis neil on kõigil võimalik seda ülevaadet omada tänu sellele raportile tänaks. Kui paljudel teie tarnijatest on üldse EPD-d olemas? Kas see on nagu enam levinud trend, liigub järjest paremuse poole või on pigem teisejärguline? Mina ütleks, et täna pigem on rohkem madalseisus, aga kindlasti on liikumas paremuse poole. Ma arvan ka, et see jällegi kindlasti paari aasta pärast on see kindlasti väga palju etem ja vaadates 2 aastat tagasi ma julgeks väita, et ei olnudki kellegil seda. Aga kuna ka meie alustasime esimest EPD-d 2021 äkki? 3, okei, sorry. 2023, siis ka sealt alates on tegelikult meie tarnijatel väga tugevalt nagu arusaam tekkinud, et me hakkame küsima. Tänaseks on meil 75% müüdutoodangust kaetud EPD-ga ja ma julgen väita, et järgmise aasta suveks me oleme 90% juures. Aga kogu selle perioodi vältel, kui me seda protsessi teeme, me küsime alati ju tarnijatelt, kas teil on siia EPD, sinna EPD-d. Ja kui põhitarnijad on ikkagi üldjuhul samad, siis nad saavad juba aru, et see aina rohkem liigub sinna ja läheb aina rohkem seda poole. Ja kuna väga suur osa meie siis klientuurist on Skandinaavia turg, siis on väga selgelt tegelikult arusaam tekkinud, et Skandinaavia turg on väga palju eespool sellest. Norra kindlasti väga ees, Rootsi järel, Soome tuleb ka selle järel. Kahjuks meil endal Eestis siin ei ole see veel nii populaarne teema, ma ei tea, väga palju sellest nagu ei räägita just EPD nurga alt näiteks. Siis samamoodi meil on tegelikult projektid, kus me nügime siis ühte oma tarnijatest selle sama eesmärgiga, et ta teeks oma toodetele EPD-sid, et seda oleks võimalik tal üldse näiteks siis Norra turul müüa või siis tegelikult on ka mingid järgnevad Rootsi turul spetsiifikast lähtuvalt on tekkinud sellised ettevõtted, kes siis pakuvad ka niisugust nagu toote kestlikkuse hindamist ja nemad annavad siis oma toodetele deklaratsiooni, et kui sa näiteks Rootsi turul tahad konkreetselt mingit toodet müüa ja kui peatöövõtja on pannud kohustuse, et sa pead seda deklaratsiooni omama, siis sa ei pääsegi ilma selleta. Et väga palju erinevaid, see ei pea täna ainult EPD olema, et on ka võimalik välised hindajad nii-öelda siis sinna kaasata sinna protsessi. Välised hindajad ehk siis kas see on nagu sertifitseerimata või sertifitseeritud EPD, et seda pead silmas? Ei, ta isegi ei ole üldse EPD, ta tegelikult ongi täiesti selline toote keskkonna hindamine. Et nad ei anna sulle EPD-d ega mingit sellist asja, vaid seal on siis ta on nagu, ütleme, ta on siis nagu püügvaru declaration on seal ametlik nimetus siis. Ettevõtt ise on püügvaru bedömnigen, kes siis baseerubki Rootsis, kes on Rootsi ehitusmaterjalide siis selline toodete hindaja ja tahadki Rootsi turul müüa, siis sa peadki selle seal laskma nende juures ära hinnata oma materjalide põhjal, näiteks, et kui meie tootel on EPD, siis see on kindlasti üks osa sellest, mida nad vaatavad. Ja tänu sellele on võimalik siis paremat nagu või kõrgemat klassi sellest saada. Aga see on nagu see, mis huvitav nägemus oli lihtsalt turuspetsiifikast tulenevalt. Kuidas te EPD-dega üldse tegelete, et kas te lasete 3. osapoolel verifitseerida ka? Ja. Olete näinud sellest mingit kasu selliselt, et nüüd on verifitseeritud või verifitseerimata? Ma ei oskaks pigem välja tuua, kas sellest nagu kasu on olnud. Keegi otseselt ei ole küsinud just seda, et kas ta on verifitseeritud või mitte. Aga EPD üleüldises võtmes kindlasti on olnud nagu asi, mis on jällegi väga palju kaasa aidanud. Võib-olla Rootsi turust jälle natukene juurde rääkides, siis
just selle spetsiifikaga, et näiteks Rootsis on üks peatöövõtja, kes täna juba on teinud nii-öelda siis selliseid fiktiivseid projekte või läbi viinud selliseid näilikke projekte, kus EPD on objektil kohustuslik. See maja tuleb üles ehitada selliselt, et kõik tooted koosnevad EPD-dest. Et näha, mis seisus täna turud on, kas nad on selleks valmis, kes ja kui palju seda pakkuda suudavad ja üks osa või miks me seda ka teeme on see, et 2028 tekib ju kohustus hoonetel, mis on üle 1000 ruutmeetrised, arvutada siis hoone jalajälg või elutsükkel nii-öelda jalajäljeleks, siis EPD on nagu üks osa, mille juures sa selle väga lihtsalt kätte saad. Ja sama põhimõtteliselt Rootsis, kui me käisime, siis meil oligi projekteerijatega nii-öelda kohtumine, kus me siis arutasimegi, et kui eesmärk on see, et ühel hetkel sa pead hoone jalajälje arvutama, siis kuidas sa seda andmeid täna kätte saad üldse? Et kas sa nüüd võtadki mingisuguse, ma ei tea, ütleme meie toote, vaatad meie EPD-d ja siis hakkad selle koefitsiendiga läbi korrutama näiteks kilopõhiselt, või kuidas see toimib, aga võt sealt tulebki täna see kõige raskem koht. Ei ole selliseid ühtseid suuri andmebaase, nendega tegeletakse, aga need ei ole selle tasemel täna veel, et seda kõik kätte saada. Eks ta on selline natukene, ma ei tea, ühelt poolt natuke venib. Eestis oli ju eesmärk 2026 see vastu võtta, et tükati 2 aastat edasi, just see sama põhjus, minu teada vähemalt või minu parima teadmise juures, et me ei olnudki valmis just selleks, need tööriistu polnud valmis, kuidas seda arvutada ja kõik selle ümber. Aga konkreetselt küsida siis, või sinu küsimusele vastus, et kas see verifitseerimine nagu on, siis mina ütlen, et ta kindlasti on vajalik, sest see annab selle selge arusaama, et see on läbipaistev, et see on tõendatud 3. osapoole poolt, et see nii on ka. Muidu, ma ei ütle, et seda tehakse, aga põhimõtteliselt kirjuta sinna, mis sa siis ju tahad, kui sa ei lase seda verifitseerida nii-öelda. Milliseid teisi sertifikaate teil kestlikkuse suuna pealt veel on? Kas te tegelete millegagi? Oleneb sellest kestlikkuse mõttenurgast, eks tegelikult meil on kokku 14 erinevat sertifikaati, kus on tuleohutuse sertifikaadid. Miks ma neid võib-olla välja toon on ka, et ma näen, et need on ikkagi ka osa sellest kestlikkusest või jätkusuutlikust nurgast ikkagi, et tuleohutussertifikaadid lähevad minu arust väga hästi sinna alla. Puhtusklass Rootsi turu jaoks näiteks M1 konkreetselt väga selgelt arusaadav, et see on kestlikkusega seonduv. Toiduohutus, aga kui väga konkreetselt võtta täna siis seda keskkonnaalast siis sertifikaati või deklaratsiooni, siis meil täna on pigem nägemus, et see ongi EPD nendest üks, mis on siis verifitseeritud. Ja siis on need samad 2 Rootsi turutarbeks, kes ongi siis, üks on Sundahus ja teine on Bykorb ja Dömnigen, kes annavad siis deklaratsiooni, kus sa ära hindad need tooted. Et meie täna ei ole hetkel veel tunnetanud, et see peaks olema midagi, kuhu me peaks rohkem rõhku suunama. Ma arvan, et neid erinevaid keskkonnasertifikaate on veel väga palju. Ekovadised olen kuulnud, et seda küsitakse, on küsitud, aga ma arvan, et üks samm korraga laseme turul aru saada kõigepealt, kas need see EPD huvitab, kas need numbrid on vajalikud nende jaoks ja siis ma arvan, turust lähenevat me näeme, mis on reaalselt vajalik ka. Te olete oma kestlikkuse samme nagu erinevas suunas nüüd teinud ja nagu ma aru saan, siis liigute vaikselt ka aruandluse enda peale, et seda sellisel kujul te ei ole varem teinud. Et aruandlus kui selline on nüüd esimene kord? Ei, ta ei ole esimene tegelikult. Ta ei ole ka päris süke nagu VKE standardi põhjalt tehtud, aga ma ei julge seda aastat jälle öelda, sa ilmselt kohe parandad, 2022 esimene jätkusuutlikkuse raport. Võis olla 22? Võis. Julge need numbritega siin praegu öelda. Aga ilmselt oli 2022 esimene jätkusuutlikkuse raport. Just selle sama, kus mingisugused andmed hakkasid esialgu juba jooksma, et tekitada läbipaistvust näidata. Ja ma ütlen, et täna pigem aastalt aastasse on see läinud kõvasti läbipaistvamaks, seal on veel rohkem numbreid. Ma arvan, et me saame iga aasta me muidugi ütleme seda, et me saame selle raporti üle uhked olla ja iga aasta me lähme minu arust 4 sammu veel ettepoole, et kui me enne võib-olla vaatasime niisuguse GRI nurga pealt seda standardit või
proovisime olla võimalikult sarnased, siis tänane 2024 raport on väga tugevalt, ma julgeks väita, et CSRD põhine. Ehk siis need KPI-d, mis seal on, väga tugevalt nagu selles pooles. Ja see aasta ma ütlen, et me astume kindlasti veel järgmise väga suure sammu, sest me teemegi CSRD-st, ESRS-ist nii-öelda lähtuvalt meie kestlikkusaruande. Et ma ei hakka liiga palju siin sellest regulatiivsest poolest rääkima, lihtsalt on naljakas mõelda, et ühel hetkel tuli see kõik meile kukile, järgmisel hetkel me oleme tänaseks olukorras, kus üle nädala kuuled, et Euroopast tulevad mingid uued tuuled, uued mõtted, võiks teha nii või naa. Siis meie oleme tegelikult võtnud selge otsuse, et me lähme olemasoleva ESRS-i ja CSRD alusel edasi. Me lähtume sellest, kui nüüd tuleb oktoobris, minu arust oli oktoobri teises pooles see draft välja, siis mis siis nagu vähendatakse ESRS-is, siis me selle vähendamise teeme sealt jooksvalt ära. Täna meie jaoks on tunnetus selge, parem olgu rohkem kui vähem, aga vähemalt me tegeleme selles vallas edasi. Me näeme seal kasulikkust ja ma ei saa ikkagi jälle rääkimata jätta Skandinaaviat. Kui Rootsis 2020 aastal oli 98% top 100 ettevõtted, kes tegid kestlikkusaruanded, Soomes oli see 94%, siis Eestis oli see minu arust tollel ajal pea nulli lähedane, siis 2 aastat või 3 aastat pärast seda oli see tase Rootsis üsna sama, Soomes oli tõusnud pea 2% ja 96%-ni ja Eestis jõudsime 45% peale. Et meil on veel väga palju minna ja kui sa tegelikult tegeled Skandinaavia turuga, siis see on hügieeni nõue seal, see on hügieeni osa. Et meil ei ole variantigi täna öelda, et me lihtsalt ei tegeleks sellega. Aga täna on ju andmeid teil palju rohkem. Tõenäoliselt on teil seda juba lihtsam teha ja ellu viia, et igal pool räägitakse sellest, et andmete kogumine on keeruline. Ma võib-olla julgen otsa lihtsalt lahti teha sellel teemal, et võib-olla siis meie see EASY projekt täna on see, mis aitab meil seal platvormi põhjal siis. Jah, täpselt, et andmete kogumine on keeruline, just andmete kaardistamine, et mida meil täpselt vaja on ja et need andmed oleksid võimalikult läbipaistvad, et nad oleks trackitavad, et me saame tagasi minna, kus me need andmed võtsime ja kuidas me millegini jõudsime. Aga täna jah, selle nüüd EASY projekti raames me üheks osaks on siis IT andmekogumisplatvormi arendamine, kuhu me siis proovime võimalikult palju automatiseerida CO2 jalajälje arvutustest tulenevaid numbreid, koguseid. Lisaks me teeme sellise nii-öelda ESG andmepuu, ehitame sinna sisse, kus siis iga andmete omanik saab siis sisestada oma andmeid, näha, mis ta eelmine aasta sisestad, saab sinna panna kommentaare, saab sinna panna nii-öelda attachment'eid, et nad näevad, mida nad tegid, millele nad põhinesid ja kõik on jälgitav aastate põhiselt. Et selline alusplatvorm, ma arvan, aitab meil järgnevatel aastatel hästi hõlpsasti neid andmeid koguda ja võtab seda andmete kogumise ajamahtu tunduvalt väiksemaks. Ja tulemused on käega katsutavad. Ja tulemused on käega katsutavad ja lisaks tulemuste käega katsutavusele on need ka visualiseeritavad lõpuks ja me saame lahti öelda nendest meeletult suurtest Excelitest. Et see loob nagu sellise parema struktuuri ettevõttes ja annab inimestele ka kindluse, et me ei saada neile iga aasta uusi faile, et palun täida ära või kirjuta, et see edasi-tagasi saatmine, vaid et igaüks ongi vastutav ise oma andmete eest ja need on tal kõik ühes kohas. Ja samamoodi me saame ka vaadata, mida teised on sisestanud. Eks ju, et mina sisestan oma andmeid, aga ma näen, et näiteks personaliosakond sisestas oma andmed niimoodi, et tal on äkki abi vaja või äkki nad saavad mulle mingi sisendi anda veel, et tekib selline omavaheline suhtlus ka paremal tasemel. Üks meeletutest suurtest Excelitest vabanemine on ka ju teie kahese olulisuse hindamise tööriist, mille te vahetate nüüd selle riigi poolt tulnud tasuta tööriista ESG tooli vastu. Jah, eelmine aasta, kui me esimest korda hakkasime teema siis kahese olulisuse analüüsi nagu läbi tegema, siis me tegime seda suures ja vinges Excelis. Ta oli väga tore,
sõbralik, aitas seal nagu liikuda. Ühe korra tegite? Me tegime ühe korra ja selles mõttes me ei teinud seda nagu täielikult läbi. Meil mingid punktid jäid nagu kuskil seisma, jäid stoppama. Miks nad stoppama jäid, kui küsida tohib? Ma pigem ütleks, et me ei oskanud ise selles andmerägastikus kuidagi nagu võib-olla hakkama saada. Võib-olla Marilynil on nagu oma nurgalt parem selgitus. Pigem oli tegelikult, ma ei saa öelda, et me ei osanud hakkama saada, aga pigem oli see, et tegelikult me ei saa saata välja oma inimestele meeletuid Exceleid ja öelda, et palun täitke ära, kui nad ei ole antud teemaga absoluutselt kursis. Kui me võtame 2 olulisuse hindamise, et siis tegelikult meil on vaja teha neile nii-öelda tutvustus, kuidas, mida me kogume, jällegi selgitada, mis põhimõtetel, et see Excelid on meeletult mahukad. Ja me tegime küll esimese osa läbi, tuli välja, et isegi hästi, aga ma arvan, et see tööriist, mis nüüd riigi poolt on pakutud, et seal on, mina käisin tutvustaval infotunnil, kus siis hästi seletati välja, et siin on küsimärk, ta seletab lahti, miks, mida te kuhu sisestate, mis sealt tulemus on, ja ta koondab kõik andmed ühte kohta lõpuks. Ja ma arvan, et see on palju lihtsamini hallatav kui see suuremahuline Excel. Excel on ka, kui sa oskad seal orienteeruda, siis on väga hästi, kui sa oled selle ise läbi käinud või keegi sul kogu aeg kõrval juhendab, siis ongi hästi, siis see Excel töötab imepäraselt. Aga kui me mõtleme nüüd seda, et me peaksime ettevõtte sees, kõik teevad oma tööd, kõigil on kiire ja siis palun tee see olulisuse hindamine ära, et ma arvan, me jätkuvalt me ikkagi teeme juhendamise käigus seda sama tööd, aga ma arvan, et kui isegi ei tehta, siis see Excel või mitte Excel, vaid siis see ESG tööriist aitab väga-väga palju, et ma arvan, et see on väga hea asi, mis on valmis tehtud. Esimesele pealevaatamisele tegelikult oli väga selge arusaam, et ta nagu juhib sind ise läbi sellest protsessist, et sa ei pea ise nagu kuidagi kompama seal, vaid ta viibki su ilusti nendest punkt jaaval ilusti läbi ja sealt tekib, ma arvan, ütleme minu vaates siis see enesekindlus, et ma ikkagi käisin selle teekonna õieti läbi. Ma arvan ka, et see tööriist on olnud selles mõttes, et see on väga edukas tööriist, lihtsalt meil on natukene vaja aega, et see läbi käia siis oma 2 olulisusanalüüsiga, võib-olla siis julgeme paremini midagi öelda. Aga täna need mõningad näited, mis me proovisime, on kindlasti abistavad. Kui suur rõõm on kuulda, et võib kasulikuks osutuda teie jaoks. Ja et esmapilgul juba tundub, et toimib edukalt teie puhul. Ja, mina julgeks küll öelda, jah. Aga meie aeg kusjuures on liikunud nii kiiresti, et nüüd juba hakkab üks episood otsa saama. Aga enne kui me liikuma hakkame, siis ma küsiksingi teie käest sellise huvitava hea lõpu küsimuse, et ettevõtted, kes ei ole nüüd kestlikkusega tegelema hakanud veel, mis on nagu see kõige parem asi, millega neid nagu teele suunata? Me oleme omakest siis ka vahepeal nagu arutanud seda mõtet, et kui peaks täna nagu uuesti seda teekonda läbi käima, et kust nagu hakkaks. Ja ma ei tea, mina ütlesin tookord ka kohe selle välja, et kuskilt tuleb just minema hakata. Et võta see suund, suhtle oma klientidega, koostööpartneritega, saa aru, mida oodatakse, samamoodi ka regulatiivsed nõuded ikkagi on ja jäävad. Et proovi nagu selles rägastikus nagu tükkideks asi võtta ja kuskilt lihtsalt minema hakata. Et kui see nagu asi on sul juba ees või see on käega katsutav, siis sealt hakkab tekkima ka ütleme see enesekindlus ja nägemus, et sa liigud õiges suunas. Ja ettevõtte siseselt muidugi on see, et ära tee seda üksi. Et kaasa inimesi, kes on sinuga samad meelt ja tee kogu aeg midagi, et ei pea olema nii, et sa kõike korraga hästi palju teed, vaid et kui sa kogu aeg see teema pildis on, siis tegelikult ta läheb edasi ka. Ja mina arvan, et üks asi, mis meid tegelikult hästi palju on aidanud selle juures, et me oleme kogu aeg vaadanud, mida meie konkurendid teevad. Me oleme lugenud nende raporteid, vaadanud, mis on nende sammud ja kõrvutanud seda enda omaga. Ja tegelikult see on, ma arvan, et me anname üksteisele head eeskuju. Ja võib-olla meil on mingid vaatenurgad, mida nemad vaatavad, et et me oleks võinud ka sealt poolt vaadata ja meie vaatame täpselt samamoodi vastu. Need väiksed võistlused igaks päevaks? Nagu selles
konkurentsimaailmas ikka, eks sa vaatad ju, mida teeb konkurent, on ju, võrdad sellega, see läbipaistvuse üks väga hea nagu see element seal ongi, et sa saad vaadata, mida nemad teevad, kuidas nad teevad, kas meil on vaja sealt ennast kuidagi paremaks, korra hüppan tagasi EPD peale kähku, sama põhimõtteline, eks sa näed, mis on sinu toote jalajälg, mis on sinu, kui konkurendil on, mis on su konkurent oma, ja tegelikult me jõuame ühel hetkel sinnamaani, et keegi peab hakkama oma tooteid optimeerima, seda jalajälge optimeerima. Sest kui ühel hetkel meie jaoks on olukord, et konkurent on selle ära optimeerinud, temal on väiksem jalajälg, siis EPD on ja ma arvan, et saab tulema üks müügiargumendiks. Siis tegelikult meil kaob see jalg ukse vahelt ära, et üldse sinna pakkumisele saada. Sest neil on parem, nad kasutavad kohe selle võimaluse ära. Et väike nüanss lihtsalt juurde, aga ka hästi nõus ja mulle meeldib üks ütlus selle ümber, et tegelikult kui sa teed plaane järgmiseks aastaks, külvad seemne, kui sa teed plaane järgmiseks 10 aastaks, istutad puud, aga kui sa teed plaane järgmiseks 100 aastaks, siis hakka inimesi õpetama, õpeta neid inimesi. Ja see on nagu see, millele mina ütlen, et eelmine aasta väga tugev rõhk sai pandud. Et lisada Marilenile on ju, et ära tee üksi, vaid kaasa hästi palju inimesi, selgita neile, miks see on vajalik. Väga lihtne on öelda, et nüüd hakkame minema ja hakkame tegema midagi, kui nad ei saa aru isegi miks või miks see vajalik on. Et ma arvan, et see on väga tähtis ka see punkt, et kuidas nagu keegi teine edasi võiks minna, mina ütlen ka, et kindlasti kaasa inimesi ja selgita seda vajalikkust. Ma ühe asjana veel toon juurde, et see kaasamise osas, et konkurentidega võrdlus on üks, aga meil on hästi palju ka olnud suhtlemist teiste ettevõtetega. Ja see selline üksteise tugi sellel jätkusuutlikkuse maastikul on ka väga oluline. Et oleme ise käinud küsimas ja külastanud ettevõtteid selle jätkusuutlikkuse raames ja on meil olnud koosolekuid ja on meid külastatud ja oleme rääkinud, mida meie teeme. Et minu meelest selline selles vallas nagu vastastikune toetus on väga oluline. Et kõik need, ma veel lisan ka juurde, meile vist ei meeldi, et see ära hakkab lõppema, nii et me jätkame seda veel siin pikalt, aga seesama mõte, et tegelikult need, mis on loodud, see ESG kommuun, eks, või Mastermindi grupp tähendab just, et samamoodi, et tegelikult on ju toetavad tegurid, sa saad küsida nendelt inimestelt, kuidas nemad teevad, miks nad nii teevad, äkki võiks naapidi teha või niipidi, et need on nagu väga head siuksed parimad praktikad laivis. Just, et kui me tegelikult ju alustasime esimest korda selle Mastermindiga, siis me ju ütlesimegi seal hästi tugevalt ka, et see on ju õpikõver alguses, me üritame aru saada, kes mida üldse teeb, kuidas. Ja mina ütlen, et tänaseks on väga tugev ju õpikõvera nurk läbitud, mingisugused parimad praktikad on ju olemas ja nendest on ju ainult võimalik õppida ja kui me ühes koos seda jagame, siis sealt tekibki selge arusaam, kuidas ka tegelikult ise edasi liikuda ja kuidas võiks edasi liikuda. Just. Aitäh teile, et te saite mulle külla tulla. Ja aitäh ka kõigile kuulajatele ja vaatajatele. Kindlasti pea meeles seda episoodi jagada ka oma sõpradega ning pane ka subscribe või follow, et ka järgmiste episoodidega kursis olla. Tšau!